hommikust, maailm. Esimene öö ongi magatud. Jube hea oli, täiesti ootamatu. Magasin sügavalt. Vist mingisugune 5:30 hommikul esimese hooga. Siis hakkas loodus kutsuma. Siis kopisin uuesti põhku ja siis panin paar tundi veel otsa. Ja nii sügavalt, et ma ei tea, ma nägin kogu maailma uned ära, kõik nagu miljon unenägu, kõik olid väga reljeefsed. Suurem osa unenägusid oli tegelikult seotud selle sama matkabussiga. Mingis episoodis ma mäletan, me sattusime kuskile karstialale ja me kukkusime läbi maaauku igatahes. Ja siis keegi üritas seda ümber lükata, nii et ma olin vahepeal nagu kaaluta olekus õhus, sellel hetkel, kui buss justkui külili kukkus. See vist tuli sellest, et me ei pannud tugijalgu praegu alla, siis kui keegi nagu väga seal vähkras voodist, siis tõesti buss kõikus ka natukene. Ja juba hommikul vara oli. Mõned inimesed liikusid ka, sest siin on matkarajad ümber ringi. Kepikõndjad, unetud, kakerdasid ja oli vahepeal titsitamist ja lobisemist kosta. Siin on värskelt niidetud murulõhn. Nii et kui meil kodus oli alles paar tüügast püsti, siis meil siin on roheline muru ja see on kõik tõenäoliselt eile ära jäetud. Teeme siis väikse päevavalguse panoraami ka, ma lähen praegu randa. Kui ma siukene memmekas ei oleks, siis praegu on siin ilus liivarand võiks hommikus värskendava kupsu teha. Mul on praegu hoopis teised plaanid, kutsub jälle loodus. Olen selline looduse inimene. Nii, Fredissi parem käsi. Sõidame panoraami. Siin on liivarand, kus ma olen. Seal õigepeal on see saar nende kujudega. Ja see on siukene, jumala ees, see peab mingisugune tehisjärv olema. Kui seal mingisugused sildid, kui puhas vesi on, mis ei tohi siin midagi loopidega teha, mingisugused vesiroosid ja mis kalaliigid ja kes siin kõik on. Ja, me vaatame selle kuramuse saarega lähemalt siis ära. Täitsa lõpp, selle saare peal elavad jänesed. Neil on siin oma majakesed ja kaevavad urge ja pimedas ei olnud seda näha. Kuidas nüüd kalpsab minema, kas mu suum töötab. Huh? Ja, mingisugune Leedu kõige suurem ristimägi. Mida iganes see siis tähendab, riste on küll palju. Ja puti pani ajama nagu oleks keda keegi taga ajamas.
katsuma vaikselt järele. Sokerdan taguliselt. Jälitad mind, ei saagi teisi näidata. Meta-video. Kuus tõesti. Jah. Laupäeva hommik, 20. aprill. Ma nii hirmsasti rõhutan neid kuupäevi sellepärast, et tõenäoliselt varsti ei ole nendel kuupäevadel ja nädalapäevadel nagu nii mingit tähtsust, need lähevad sassi, kui sa puhkad neid. Aga praegu veel proovin. Me oleme eile hilja õhtul jõudsime kohtamine nimi on Frog Paradise ehk siis konnaparadiis. Siin on palju konnasid, hoiatussilt oli ka ja siin on niisugune veekogu ja ühesõnaga tulime hilja õhtul siia. Ma ei viitsigi seda eilset õhtut kokku võtta, see on mul tekstina siia selle kohe näitan selle posti juurde. Siit me saime jälle teada, et meil vool töötab. Sai süüa tehtud ja sooja sai ja nüüd valges on näha ka. Meil siin olid ühed naabrid, nad sõitsid autoga just kuskile kollama. Ja siis ega siin kohti on palju, aga seal eemal põõses on üks kämper ja siin on veel üks kamp poolakaid 3 massina ja telgi ja haagisega. Telgis küll eile öösel ei oleks tahtnud olla, sest et päris muhe ja vihmasadu oli öösel. Meil krõbistas ilusti katusele ja hoopis mõnna oli. Ühesõnaga muidu nunnu koht, aga praegu hea vaikne. 15 eurot maksime selle eest, käisime just tädi juures, viisime endast ratsa ka kingituseks ja saime omakorda vastu võtmehoidja konnakujulise heegeldatud. Ühesõnaga ninnu-nännu kõik. Et sellised kohad on üliägedad. Sealt paistab midagi. Ehk paistab. Praegu meil on tegelikult juba kõik hommikuprotseduurid tehtud, lapsed veel sätivad. Siin on majake, kus on WC sees ja kus sai ennast pesta. Ja siin on ka kõik muu, me saime siit bussile veepaagi täis, siia resti peale sai lasta hallivee ja sinna kivide taha sai lasta vetsukasseti tühjaks. Näin, taas kohtume siis materjaliga. Jäma. Ühesõnaga esimene kogemus selliste asjadega, kõik toimis, kõik saime tehtud ja nüüd ei ole muud kui selles suunas seal ja edasi peaks ootama meid täna Brno, mida mina ootan väga sellepärast, et ma saan seal slaava kätt süüa ja hulku elli juua, mitte keegi ei tohi mind täna takistada. Jätkame päeva.
nagu meenutas natuke see asi. ühesõnaga, me sõidame maailma kõige väiksemat teed pidi, mis üldse Brnoosse viib. Ja kuskil maru perse radasid pidi. Ainult 80 kiltsa. Ise tahtsime. Vaata ära sellele kastile otsa sõida. Hooletu sees. Aga sellest näeb palju huvitavaid kohti, vaata, kui sa sõidad mööda kiirteed, sul sellist võimalust ei ole. Ei ole.